Nii, ja minuga on liitunud nüüd pärast nüüd kõiki auhindade üleandmisi ja asju TTÜ 2015. aasta suve editioni peakorraldaja Kristiina. Ja küsikski alguses ära juba, et kuidas üritus läks sinu arust? No alguses olid võrgujamad, aga läks tund-poolteist läks lahendamisega, siis sai korda ja pärast kõik probleemid, mis olid, lahendati väga-väga kiiresti meie tubli taristu vastutaja poolt. Ja nagu ma enne streamil mainisin, siis sõna taristu on minu arust täiesti jube, aga see selleks. Aga kõik teavad, mis see tähendab? Enam-vähem? Enam-vähem, jah, seostaks seda pigem nagu meetarudega. Võib-olla. Aga mida mängite üldse? 3 suurt turniiri oli, CSGO, LOL ja Dota 2 ja 6 väikest, Doom 2, StarCraft 2, Flatout, CNC, ma nüüd ei saa seda mängu pikalt öelda. Command & Conquer. Ra 2 siis ilmselt. Ja siis olid, kohe ütleme, mis need 2 tükki veel olid. Oli Warsaw, jah, ja mida nad viimasena mängisid? Ei mängisid. Trackmania. Trackmania, see oli see, millega inimesed kurtsid, et liiga vara läks server kinni. Ja ikka juhtub selliseid apsakaid. Ei arvestanud, et turniirid nii kiiresti läbi saavad. Nüüd põhiturniirid siis? Jah. Aga ise ka mängid? Oled mängur? Mitte oluliselt. Minesweeperit ja Solitairi mängin vahepeal. Kus siis tuli see otsus, et peakorraldaja? No tegelikult ma olin oma organisatsioonis olnud selle valdkonna eest väga pikalt vastutav ja siis põhimõtteliselt see käis niimoodi, et Kristiina, korraldad ära või? Ma ei tea. Järgmine päev küsiti, teed ära asju? Okei, väikmine tähendab nõusolekut, tehtud. Ja niimoodi läks ka, ma mäletan kunagi HKHK-l üks nehiu pandi pukki. Võimalik. Korraldustiim oli ilmselt siis väga hea taga, kes aitas sul kõik asju teha. See oli üks tingimus, mis ma endale seadsin, et kuna ma ise mängudest ei tea midagi põhimõtteliselt, ei tea võrgu ehitamisest mitte midagi, see oli see, et need 2 inimest on need inimesed, kes peavad olema pädevad ja kes teevad selle poole ära. Ja sa õpid ise ka TTÜ-s? Ilmselt ITÜNi liige oled siis? Mida sa õpid siin? Arvutisüsteemid. Siis võiks midagi teada. Midagi võiks teada, aga ei tunne ennast piisavalt kindlalt, et sellist asja üles ehitada. Okei. Aga esimest korda Eesti e-spordi ajaloos üleüldiselt on pannud õla alla siis suurfirma MSI rahalisel poolel. Et ennem on antud asju auhindu, kuidas see üldse välja mängiti? Tegelikult see pakkumine tuli MSI enda poolt. Meie lihtsalt küsisime sponsorlust, et kuna meil oli esimene aasta, mis nüüd ongi tehtud korralikud sponsorluspaketid, tänu millele me tegelikult ilmselt saime ka nii palju neid toetajaid, mis meil olid. Ja seal oli kirjas, et kas siis rahaliselt, meenetega või kuda iganes, kas või soodustusega. Ja siis MSI ütles, et me põhimõtteliselt saame täissummas toetada, et umbes 500 € eest tooteid ja 700 € raha. Ja tehke, mis tahate sellega. Väga hea ju. Ja ilmselt MSI-ga on jätkusuutlik suhe selline, et juba teist korda nad toetavad. Minu arust on nad enne mitu korda toetavad. Ma nüüd täpselt arvu ei oska öelda, aga nüüd 2 või 3 korda vahepeal nad ei toetanud, kuna inimesed vahetusid ja nüüd siis jälle on kontakt olemas ja ka väiksed kokkulepped olemas. Alrighty. Ja millal on oodata järgmist TTÜ-d? Järgmine TTÜ-LAN suht kindlalt toimub sügisel. See on vist küll ITK ja TTÜ-sisene, nagu vanasti vähemalt oli? Ilmselt mitte. Enam mitte? Tegelikult on kõik TTÜ-LANid läinud suhteliselt suureks. Jah. Ehk oleneb, on veel 2 võimalust. Üks on veits selline eksklusiivsem, mis iganes see sõna on. Igatahes väiksemale ringkonnale ja parimatele Baltikumi või siis ümberringi riikide parimatele meeskondadele või siis on midagi sellist, aga veits väiksemad. Aga see on veel meeskonna sees läbi arutamisel ja ilmselt selgub kõik varsti. Kuna sa ütlesid praegu midagi väiksemat, siis kui palju inimesel praegu üldse kohale tuli? Osaleja pileteid välja müüdi mängijatele 233, mis oli meil kohtade arv, aga lõpuks, kui osad turniiri osalejad ära läksid, siis ma arvan, et mingi 5 tavapiletit müüdi veel topelt. Ja külalisi käis kohal ligi 100.
ehk võib julgelt öelda, et üle 300 inimese länn oli see. Väga vinge. Koos külalistega. Ja tiimidesse paiknesid neid kui palju, kuidas see rajaotus CS-i CS-is oli 25 tiimi, Dotas oli 7 ja Lollis oli 3, kuigi maksnud oli 4. Maksnud oli 4, kes siis kohal tulnud? Üks meeskond ei tulnud lihtsalt kohale ja ei tea miks või kuidas sellega on, aga raha makstud on meile 4 meeskonna eest. No vähemalt siis oli... Esikohal vähemalt veits suurem auhinnafond. Natukenegi. Jah. Nii, aga on sul veel mingid lõpetussõnu, keda sa tahad tänada, siis see on su moment praegusel hetkel? No, kindlasti suur aitäh meie sponsoritele, tänu kellele see kõik nii suurelt sai toimuda ja põhitöö, mis tehti ära, oli meie meeskonna poolt ja ilma selleta ei oleks seda üritust nii suurelt olnud ja võib-olla oleks olnud, aga oleks paar inimest surnud olnud lihtsalt oma koormuse all ja oleks kindlasti väga palju halvema kvaliteediga olnud. Okei, aga aitäh sulle selle aja leidmise eest, siin on nüüd vaja asjad kokku panna ja koju ära minna. Ja aitäh teile, et tulite ja ülekõrd tegite ja oli tore. Jep, järgmise korrani. Jah.